Minu nimi on Jüri Kallas. Hüüdnimi on Ulmekuru, pole minu pandud. Ja ma tegelen, nagu siit näha on, ka ulmebibliograafia kooslusi eesti keeles, eesti keeles ilmunud ulme kohta. Ja kõik need muud juba loeti ülesse. Ja Soostööga mul on suhe selline, et umbes kuskil koolipoisina lugesin venekeelse Henri Katneri jutukogu ja siis seal oli Kaani enam ei olnud raamatukogumatul, aga seal oli see Tiitele pöörde pilt ja seal oli hästi huvitav pilt, et ma igatahes ka võtsin tagant, sest vene keeles ei olnud tihti neid kunstnike suured kirjas oli tagant seal väikses impressumis pisikes kirjas, siis ma otsisin need üles ja vaatasin, et mingi kummaline nimi on Sooster. Venelased eesnimesid kasuta, nad panevad alati initsiaali. Ja siis mul tekkis kahtlus, et järsku on eestlane ja hiljem kuskilt Sirbist ja kuskilt sai ka seda kinnitust, aga see selleks. Keskendun ulme illustratsioonidele, tema illustreerimisele ja kuna ma olen kirjandusinimene kunstist haridust ja oma, siis ma räägin põhimõtteliselt seda, kuidas tema Soosteri pildid ja tekst kokku käivad. Sooster illustreeris 14 ulmeraamatut. Vaieldav on selle raamatu ulmelisus, see on Bradbury Võil ja vein ja mõned jutud, aga kuna ta ilmus ulmesarjas, siis lepime kokku, et on ulmekas. See on siuke väga vaieldav, mõnikord nimetada seda ulmeraamatuks, mõnikord mitte. Siin on enamus on välisautorid, vene autorid on ainult 4. Ma ei tea, kas on Soosteri enda valik oli need raamatute illustreerimine või tal need anti ette. Mõne puhul on kahtlus, et see on mingite isiklike suhete kaudu, näiteks siin olev Arkadi Lvovi jutukogu, mis on täiesti teises sarjas, teises kirjastuses, kus Sooster tavaliselt ei illustreerinud. Aga nendest edaspidi räägin uuesti veel. Ja võib-olla jätaks kohe kõrvale kahe autorid andem debüüt raamatud, mis on tal üsna alguses ja mis on tegelikult, võiks öelda, suhteliselt suvalised, kuigi see supernova langemise see rakett mulle tegelikult meeldib, aga see teine on päris siuke aga suvaline Sooster on äge. Ja siis, kui nüüd ma pean edasi minema. Nii. Ilmselt kõige esimene Ülo Soosteri ulme illustratsioon on ajakirjas Tehnika Maldjoši 60. aasta jaanuari numbris ilmunud illustratsioon Juri Safronovi jutule mitte midagi erilist. Siin on selles hästi naljakas vaadata, et vist naljakas omapärane, et tavaliselt Soosteri pildid ei ole nii üks ühele teksti illustreerida, ta ikkagi üldistab pigem ja siin on ikka konkreetselt jutustseen, kus kosmosesond või neelab inimese sisse endas Mustas meres ja raketi startimine ja kõik need mehed seal ja sellest tuli pärast veel palju pahandust, et kuidas Nõukogude Liidus saab sellist katset teha, et inimesed ohtu panna, ja see autor pärast üsna palju sai sellest pähe, aga see selleks. Aga ma pole varasemat Soosteri ulme pilti leidnud. Siin on veel see naljakas lõbus lugu, et autori nimi, eesnimi on valesti, ta on J asemel on U asemel on F ja Soosteril on E-täht puudu jäänud, tagant on Soost. Et ma ei tea, mis seal toimetuses toimus sel ajal, aga midagi seal oli. Ja see kõige kummalisem on see, et need on ainukesed pildid, mis on eesti keeles koos selle aluseks oleva ulmetekstiga ka eesti keeles ilmunud. Ajalehes Eesti raudteelane, jaanuaris veebruaris väga operatiivselt. Ja seal on siis, seda lugu saatis veel siis kohaliku toimetuse ilmselt kunstniku tehtud siis jutupäis, mis kasutab neid ideed, aga miskipärast nad ei kasutanud üks ühele, aga kõik need 3 pilti on seal ajalehes olemas. Ja see on siis Soosteri minu eest ulme debüüt minu teada. Siis oli väike paus ja 64 oli tal esimene ulmeraamat Bradbury jutuvalimik või Bradbury ulme või Bradbury fantastika. See oli kirjastus Mirror ilmus, see oli Venemaal väliskirjandus, tõlkekirjanduse kirjastus. Ja kuna Maneeži näitus oli vahepeal, siis teadoleva skandaaliga, vestlus Ušjoviga, kõik nii edasi, siis sellel raamatul ei ole Soosteri nime sees, on keegi J. Smorodin või Ü. Smorodin, see on pseudonimi all need pildid tehtud. Siin on juba näha see esimene asi, mis Soosteri ulmeraamatul alati oli, et ta üsna tihti kasutas esi-tagaraane niimoodi nagu osaliselt peegeldama, siin ei ole see päris peegel, aga siin on, ja siis on see ka see, et kõik need Marsi asjad, mis on, kui sa luged Marsi kroonikaid, siis sa näed, kõik tunned need jutumotiivid siin juba ära ja ka hiljem ta kasutas seda veidrat mingit
oma arusaama ilmselt mingit Ameerika koloniaalstiilist majast või mingi verandaga ja niisuguseid maju on tal hästi palju tema ulmekates. Noh, arusaadav, ta ei olnud Ameerikas kuskil käinud ja see oli niisugune reaalsus, tänapäeval vaatad internetist igalt poolt ja näed, aga siis oli see kõik ainult peas ja loetud. Selles raamatus olid ka illustratsioonid ja need illustratsioonid on tegelikult väga arusaadavad, kui sa oled neid jutte lugenud ja nad töötavad ka omaette täiesti, sest näiteks seesamane sealt, kui sa tead, siis on see dinosauruse küttimise lugu, on see lastetoa lugu, kus need virtuaallõvid on, marslasega öine kohtumine, Marsi see terraformimine või noh, kas Marsil looduse roheluse taaste. Siin veel on see, et sama need puud, nagu nad lähevad niimoodi, see on tal kuskilt hiljem tuleb ühes teise pildi peal jälle. Ja noh, lõvisid on tal hästi palju tema piltide peal, ma ei tea, mis põhjusel, aga isegi kui neid pidanud seal olema, jutus ta ikka neid joonistas. Ja need pildid, ütleme niimoodi, et nad ei ole päris minu jaoks tippsooste, nad on, noh, siin on need paremikke, seal raamatus on ka suhteliselt suvalisi ja mis ei ole nii iseloomulikud neid, aga noh, tal on iga jutu algus on siuke pisike pilt, siuke 3. lehekülg umbes või. Ja selles suhtes on see jälle hästi palju neid seal raamatus. Nii, aga nüüd vahepeal olid need debüütkogumikud ja need, mis seal olid need vene autorite omad, mil pilt ei olnud sees, aga Sever Kantsovski kogumik 6 geeniust, mis see Kantsovski teine raamat, seda mina peaks nagu selle õige soosteri alguseks samuti ulme illustreerina, sest noh, need on esiteks juba väga võimas kaas ja teiseks on see, et siin on tal kohe läbiv see, Bradburyl ei olnud nii päris läbivad need kõik need alati need asjad, eks ju, noh, tundusid nii, et noh, vastavalt jutule, aga siin ta on hästi palju kasutanud seda just üks, et pisikesed figuurid, suur maastik ja siis on, samas on ta piisavalt abstraktne, noh, ulmekirjanduse illustreerimine reeglina on niisugune pulbimaiguline, kus ikkagi peab noh, konkreetse stseeni joonistama ja ei mingit üldistust ega seda nii palju ei eriti hinnata, et ikka pigem üks ühele joonistad see konkreetse episoodi teosest, eks ju. Sooster muidugi üldistab. See ülemine pilt on ühe kõige kuulsama Nõukogude ulmejutu kohta Raevupäev, kohutavalt palju tõlget, isegi eesti keeles on kaks erinevat tõlget. Ja seal on jutt sellest, kus siis kaud tehti mõistuslikuks ja siis, et noh, et ainult mõistus ja intelligents ei ole ainukesed asjad, mis teevad sust nagu normaalse olendi ja nad muutusid päris sõgedad, olid kalgid. Ja siin on eriti abstraktne see, et tegelikult võib pidada ikka kassideks tegelikult, et kassid võsas. Tegelikult nad on küll kaud, otaagid olid nad seal. Ja all on pilt, millest järgmises slaidis kah on jutt kahekesi või kaks, noh kahekesi oleks eesti keeles ilusam on. See on lihtsalt kaugtulevik, utoopiline ühiskond, kus inimesed on füüsis nii võimsad, et näiteks on võimelised hobusega võidu jooksma. Ja Kantsovski jutul siin just tagapool just tuleb, siin on tal näha, et kus hobune inimene väikselt alt looduses. Aga järgmise peal on siis soosteri visand, mis on hoopis teine. Aga ja mul on oletus, et ta võib-olla oleks siis seal pildi pandud, sest ta neid jooksvaid figuure on hästi palju illustratiivides, aga ilmselt ta ei näinud või teadnud, et Kantsovski ilmus 2 aastat varem esikkogu ja seal oli sama jutt sees ja seal kunstnik joonistas kah jooksva, mehe ja hobuse jooksma. Ja võib-olla juba sellepärast ta muutis, ma ei tea. Aga igal tal see seen ja see jutt on, noh, Kantsovski pani 2 järjestikus kogumikus selle avaldus, mis on üldse tavaline Nõukogude Liidus olnud. Ja 76. aastal ilmus Tehnikmaladiožis ühe ulmekunstniku maal, kus ta kah selle sama stseeni jälle joonistas ilmselt siis, noh, ma alguses mõtlesin, ta soosteri visandit on näinud, aga pärast ma leidsin selle esikkogu ka, et siis, et ikkagi tõenäoliselt esikkogust võttis ja jutus on see nii täpselt kirjeldatud, et ta lihtsalt, noh, mõjus see kõigile ilmselt. Ja see on tõesti mõjuv jutt, kuigi seal mitte midagi muud toimugi, et mees läheb kaitsealale, kohtub ühe viimase hobusega seal, siis nad lihtsalt jooksevad. Aga see on selline poeetiline ja see töötab. Loed läbi ja korras. Ja Kantsovski ise muidugi oli kah joonistas ja ta oma teoste osa ise illustreeris ja Stugatskitel ja no Stugatskitel kehvasti küll see ajakiri keelati ära müügilt, aga see oli selline nii põluval teos. Aga noh, Kantsovski muidugi nii ja kunstnik on. Ja siin on nüüd see, millest ma tahan rääkida, et kuidas sooster tegelikult tema kui ulmekunstnikuna ühtpidi on abstraktne ja noh, kunstipärane. Teisalt on see, et ta tegelikult täpselt teadis, mida ta teeb. Noh, siin nagu saan teadust asju ta illustreeris ka, et ta tegelikult väga hästi teadis, mida ta joonistab. Ja kui sa teost lugenud, siis saad aru, et
täpne on see kõik. Okei, ta muidugi mängib, et näiteks see nimilugu, mis eesti keeles on Mõtle nagu masslane, muidu on masslaste tee või masslaste moodi. Seal ta muidugi Saturni, kus nad seda jääd hakkas transportima, keeras muidugi püsti. Tavaliselt Saturni pildid on kõik nii, et Saturn on ikka see ketas on külili. Ta keeras see püsti, juba see on väga kunstipärane. Ja siin need võib mõelda, et need on raketid või mis asjad need siin on. See on tegelikult see jää transportima Marsile Saturnilt. Ja kui sa oled jutu läbi lugenud, siis sa saad aru täpselt, et ongi need jääkammakad, mille rakettmootorid külge pandi. Mis kosmoses transpordid see jääd. Ja minu arvates on see väga iseloomulik just, et kuidas ta on läbi lugenud ja seal samas kogumikus, see oli üks vähesi kogumikke selles samas sarjas, Zarubežna fantastika, kus olid ka siseillustratsioonid, siis ta on seal tagapool tuleb veel neid. Ta on ikkagi jutud korrakult läbi lugenud, need läbi mõtestanud ja teinud pildid, mis tegelikult neid jutte, kuidas öelda, illustreerivad ühtpidi, aga teistpidi võttes nad on ka omate väärtusega või omate kunstiteosena täitsa töötavad. Ja nagu ma ütlen, et kirjanduse illustreerimisel on alati üks asi ka see raamatul eriti, et ta peaks ka lugejat nagu ärgitama lugema. Tänapäeval see reklaam, nõukogude oli ilmselt raamatu defitsiidi puhul reklaam ei olnud oluline, aga ikkagi, et see töötab ja mõjub. Nii. Ja siin on siis see unikaalne raamat, mis on teises sarjas. Et see oli siis kirjas Molodaya Gvardia, teine Mirris, kõik need tõlkirjad sarjas. Molodaya Gvardias siis ja Arkadi Lvovi kogumik Pulvar Kalkantus, ilmselt ma peaks hääldama, see on ladina keeles, see on mingite fossiilsete kalade perekond, latimeeria, kui te teate, on selline, see on mingi õõnes, kõhvelised või kuidas see üks eesti keelt tõlkida. Ja see on 4 jutust koosnev kogumik, mis oli väga nõukogude ulme peamagistrast hästi hälbiv. Ta oli vormilt teadusega fantastika, aga seal oli õuduskandse elemente, seal oli hästi palju reaalset. Ja ta oli, selle jutukogu autor oli Odessa, mitte Odessa, ilmselt Odessa ikkagi jah, et Ukraina territooriumilt pärit siis juudi rahvusest kirjanik, kes ei olnud ka nõukogude kirjanduses nagu kõige keskne, ta ikkagi serva peal, pärast vist emigreerus ka Iisraeli minu teda. Ja ma oletan, et selle illustreerimise saidaga võib-olla kuskilt mingite omavahel suhtlesid või sest, et ta selles sarjas pole ühtegi teost enam illustreerinud rohkem. Ja see oli siis nõukogude ulme raamatkogu, siuke sari ja seal olid muidugi kõigil raamatule sisupildid ja Sooster ikka hoolega ikka tegi, siin on õhuke raamat, 150 lehekülge umbes või niimoodi, seal on ikka ilus pilt, on palju. Ja siin on jälle lõvid ja poiss ja selles suhtes on see edasi. Siin tegi siis neid visandeid. Need 2 on seal Mikkeli muuseumis ka olemas. Ja ma täna käisin seal neid vaatama, siis ma avastasin, et jube pisiksed on need originaalid. Tänapäeval ma tean, kunstnikud ikka A4 vähemalt, kui tead raamatu illustratsiooni, aga siuke, ja siin on siis see lõpptulemus, mis neist 2 pildis sai lõpuks samale jutule, see minu vanem vend, keda polnud. Et need on nii palju see erinevad. Aga samas nende motiivide kasutas siis kogumiku nimiloos ilmselt, sest nad on üsna sarnased sendega. Ja siin on Ray Bradbury siis see Võilleveini raamatu tiitlileht. Et talle kuidagi neid jooksvaid inimesi, jookspoisse liikumisi, see tal hästi palju oli. Nii, ja nüüd ma lähen edasi. Kell aga korraks. 20, palju on? On, aga. Nüüd on siis loomapildid, nagu need just eelmis näete ära, aga kui sa niisugust kassi näed, sa ei saa seda jätta panemata slaidi sisse. Ja ma ütleks, et kassi omanikuna olen ma ka neid vaateid piisab palju näinud. Ja see koeraga, et see on just see, et mulle just õudselt huvitav meeles, et siin oli see kass oli rohkem tähtis tegeline. Seal oli koer tegelikult, ta oli tähtis, aga koer oli jutus ja kogu aeg oli see, et tema sõlmisid asju kokku, aga ta ise ei olnud midagi, aukus ainult ja tõmbas ennast kerra ja urises tulnukate peale ja ta ei teinud ise midagi. Siin ongi see pilt, just minust on täpselt see, et koer on mingis võpsikus, kuigi seal planeedi minust võpsikut ei olnud, aga et soosse on nad panta kuigi võpsikusse. Ja see, need on minust väga ägedad pildid ja need Snaani siilast siis ilmusid, eks ju. Ja kui me näed edasi, siin on need siis need 2 näidet sellest jälle, kus Sooster tegi neid
peegelkaan, mina mõtlen peegelkaaned, ma ei tea, ilmselt selle kohta võib teine teha minna. Clifford Donald Saimaki romaan nagu Õieke väljal eesti keeles, et on ilmunud ka, et siin on, kus mees läheb läbi selle ajapäeva jäävi ja siis teispool on see planeet, kus need lillad lilled on tagakaanel. Ja siin on siis Henry Kuttneril see ninatark robot või selline Edvikust robot, kes vaatab peeglisse nagu, ja siis teise tagakaanel on siis seesama robot selja tagant. See oli siis minu esimene kohtumine kah muidu Soostõiga, aga seda ümbruspaberit nägin ma alles 90-ndatel või niimoodi, kui ma selle raamatu sain omale. Ja kui ma nüüd edasi lähen siin järgmine, see on nüüd Soostõi kõige viimane raamat. Michael Crichtoni romaan Andromeda, eesti keeles ka ilmunud Mirabiles ja selle Tagakaas. Ja siin on jälle see Ameerika külamaja või see noh, ta ei ole küll, Ameerikas ilmselt ka kolmekordse külamajast ei ole, aga ta on selline ikkagi maamaja. Ja ees on siis seal raamatus olnud see lokaatori masin, mis seal siis mingis väikelinnas tulnukate või seda kosmosesondi peilis. Aga minu jaoks oli see, et kui ma see pilti nüüd vaatasin, see oli seoses selle ettekandega, enne ma seda ei olnud nii tähelepanu vaadanud, eks ju. Ja siis ma avasin seda, et minu jaoks see masin meenutab õudselt selle Nõukogude kongiautot, sellised nagu miilitsad ja need igast vangi asjad ja mõtlen, kas siin huvitav Soostõi tuli midagi klikkis kokku või see on muidugi jah, jälle ülemõtlemine või, aga noh, minu seisukohalt oli see jah, et Ameerika ja siis Nõukogude roostitus kokku pandud, kuigi ega seal romaanis ka see väga lõbus ei olnud see osa, kus see auto seal sõitis ja kõik olid surunud ümber, mingi laibad maas ja aga noh, see mul nagu ja see raamat ilmus 71, aga noh, seal raamatuse sees ka Soostõi nimi siis Leina raamis juba, see sisse, et ta suri, et noh, Nõukogude Liidus raamatu ilmumine oli pikem protsess kui tänapäeval on, et meil, et 2-3 aastat teinekord. Nii. Ja nüüd ma tahan rääkida üldisemalt, panen siia juurde 2 pilti, mis kõige, noh, nagu mina pean Soostõi kõige ägedamaks ulmeillustratsioonideks. Et ja selles mõttes Soostõi 14 raamatut, nagu ma ütlesin, enamuseid sarjas see Sarubežne fantastika, siis välismaa ulme, selle sarja, noh, see ilmus 90 aasta lõpuni, noh, kui Nõukogude Liit kokku kukkus. See ilmus 135 raamatut ja Soostõi tegi seal siis 4 maha, 2 need maha, Kandrovski maha, Bradbury, noh, 10 raamatut seal. Aga need tema raamatud olid tema tehtud raamatud olid selles mõttes enamused illustreerimata, ainult kaanepildid ja siis oli tiitellehe vastases üks pilt, eks ju. Ja siin oli palju pilte. Ja nende, sellega oli nii, et ma ei tea, kui palju ise raamatute valikus kaasa rääkida. Üldiselt on hea valik raamatuid, need on väga head raamatud enamjaolt. Need on, sageli on nad jutuvalimikud. Ja peamine on see, et Soostõi pildid on hästi sisulised, näiteks sellel pildil on ta, kujutab seda tulevikus, kus on geeniuste väljasõelumine, see on see katse, kus teda siis nagu testitakse. Minu jaoks on see pilt muidugi kohutavalt ahistav või siuke negatiivse emotsiooniga. Ma tean, ma alati vaidlen ulmefännidega sel teemal, et nemad ütles, see on positiivne jutt, et mõtle kui lahe, inimene on geenius, ta saab mingi minu ütlen, see on nagu õnnetu üksik vend on seal, no ja see pilt minust toetab just seda, aga see on jälle maitse asi ja noh, eks looming on alati emotsionaalne. Ja teine on siis Saimaki nagu Õieke väljal, kus see peategelane seda ajabarjääri siis või püüab sealt nüüd katsub, et seal oli see nähtamatu ajabarjäär ümber linna ja kus ta siis noh, ei saa sealt aru, et siis ta on, see on ka mingi väga iseloomlik pilt ja seda on hiljem avaldatud ka igal pool täiesti ulmevälistes väljaannetes jõukse noh, mingi sümboolse pildina. Mis Soostõi ulmepiltide puhul veel on oluline minu jaoks? Lisaks sellelt on ta alati täpne, kuigi noh, ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, kas Saimaki romaanist see mees täpselt just siuksed tekstad kõik kandis, kas tal see kaabut oli, minust kaabut ei olnud, aga see pole oluline. See on juba selline pisiastega õiendamine. Aga ta need stseenid joonistas väga täpselt ära. Ta tehnoloogiliselt need asjad olid täpselt, teinekord okei, nad olid võib-olla natuke üle võlli võib-olla eriti seal Michael Fajani Plekkmeestes, kus oli väga tugev satiiriline alge, seal olid nad tõesti nagu veidad, eks ju. Aga nad, noh, samas nad alati püüdis seda teha, et nad oleksid noh, ikkagi illustreeksid teost, sest see on tihti, mis ma olen teinud kunstnikega, noh, kirjast on vaielnud, et nad ütlevad seda, et mina teen oma kunsti, ma ütlen, ei ole, et sina illustreerid raamatut.
sa ei tee oma kunsti, eks ju, noh, et see oma kunsti teed sa näitusele, eks ju, et see raamatus on ikkagi, see on teos, on esmane. Ja võt Soostöö puhul oli see näha, et täiesti, et noh, kuigi ta oli ju ka tegelikult ju kunstnik ikkagi, et see teose värk on ikkagi oluline. Et need 14 raamatut ja 5 juttu, siis 4 Snaani sillas, 1 Tehnika Maldjožis, eks ju, need tegelikult on enam kõik on ikkagi väga tugevad asjad, ka isegi see Bradbury, mis ei ole võib-olla nii ja need kõige esimene, eks ju, aga nad on väga tugevad, nad on väga siuksed konkreetsed ja ma kahtlustan, noh, siin oli eespool juttu, sest et nad omavahel suhtlesid ja see kõik nad koos seal ühtses katlas podisid, eks ju, aga ma arvan, ka ta tagantjärgi mõjutas teisi kunstnikke omajagu, sest et muidugi noh, kes tehnikad muutuvad tänapäeval, arvutis paljud asjad hulga lihtsamalt, kõik need jooned pidi, kõik need vastuid ja kõik need pidi ise käsitsi tegema ju, noh, see on mul üks tänapäeva kunstnik ütles, kui ma näitasin tal mingit 7. aasta pilti, et hullumaja, tema ei oleks kunstnikud, ta peaks nii palju käsitööd tegema. Et see, et noh, seal punkthaaval mingit vastreid teha, mingit tausta, noh, et see, noh, mina ei tea, mina ei ole kunstnik, aga noh, see töötab. Siiamaani vaatame ja hindame ja neid palju mul veel aeg on? 5 minutit. 5 minutit, ahah. Et siis ma võin hakata otsa kokku tõmbama. Et selles mõttes, et ma ei vaadanud algusaega, sellepärast ma lihtsalt et see Soostöö nende ulmepiltidega on just see, et ma saan aru, et see on tema kõiges muus loomingus väga pisikene osa. Aga nende piltide põhiline võlu on just see, et nad on konkreetsed raamatu suhtes, nad on samas iseseisvad kunstiteosed minu jaoks enamjaolt. Noh, mitte kõik, eks ju, on näha, et on mingi raamat, ta inspireeris rohkem, mõni vähem, mõnel on ta nagu teinud siuksed, et nagu sa midagi eriti seal ei oska kokku panna nagu peas. Ja mõnel on jälle väga, väga täpsed. Ja mis mul väga veel meeldib tema ulmepiltides see, et ta on tehnoloogia, kuigi see, noh, kui teaduse illustraator see ei imesta, et ta on tehnoloogia, ka üsna täpne, siis tihti ulmekunstnikutel on see häda, et nad, kui nad hakkavad ühte asja joonistama, nad joonistavad igast teost selle samad moodi, et mingi kosmoselaev, siis ta on igast teost tal täpselt sama kujuga. Kuigi raamatus võib-olla öeldakse, et on taldrik ja seal ta on ikka see sihvakas rakett või vastupidi, eks ju, või on see veel taldriku, eks ju, ja samas Soostööl on just, et ta alati ikkagi lähtus teosest, kuigi ta seal võib-olla moonutas, väänas midagi, aga tamal alati oli see asi olemas, eks ju, et noh, need üks ühele. Ma saan algust tagasi, kus on kõik need põhiasjad on need, siis, et ja siin on näha kah, ma ei tea, kui palju see kaugel näha on, eks ju, et pisikesed pildid, eks ju, siin on ka näha, et täiesti on karikatuursed ja siin raamatus oli see, et oli põhiromaan, kogumike romaan kogumiktudega, et romaan oli filmi tegemis, siis ta kasutas see filmilindi värki, et noh, et kuidas ajamasin minevikku filmi tegema. Ja siin on siis kosmosevärk täiesti täitsa puhas fantaasia. Noh, nagu, et kuigi see on ka konkreetse jutu illustratsioon. Ja samas Konrad Velkovski kogumik teda vist väga inspireerinud, sest see on suhteliselt vähe siuke, kuidas öelda, vähe, noh, ta ei ole nii värvikas kui teised siin näiteks, kui vaadatakse, noh, teised on kõik on see, et selle puhul ikkagi, kui ma olen raamatut lugenud, ma tean muidugi, mida ta näitab seal ja kõik, eks ju, aga see on alles siis. Ja noh, Bradbury muidugi võilile selle värgi, kui võtleme nii, pani munaks tegi selle võilile õisiku või selle, kus need kui ebemed on. Ja noh, selles mõttes on ju ilus rida küll, eks ei saa kuulta. Ja samas see on, kõik on 64 kuni 70, siis põhimõtteliselt 71 ilmus, aga noh, jälle siuke, kui võib vaid unistada ja mõelda, palju oleks siis, kui ta oleks elanud 80 aastani või noh. Aga samas muidugi me teame, et pärast Praha kevadet Vene ulmes hakkas, Nõukogude ulmes hakkas kõva kraanide kinni keeramine, toimetuste laiali saatmine, et üldse ei ole välistatud Soostöö üldse oleks veel saanud midagi illustreerida. Ja see toimus ikka totaalne teinekord, ikka käte väänamine, verevahetus. Noh, Snaani sillas ilmselt oleks saanud teha, sest Roman Bodolnõi, kes seal oli ja nemad olid ikkagi, noh, märksa teistsugune rahvas. Aga ja Snaani sila jäi ka isegi pärast 70 aastat ikkagi suhteliselt ikkagi eesendlikuks ja need Tehnika Maldjožis, mis täiesti soiku jäi omadega. Noh, kunstises pooles ja kõiges selles just ulme osas. Ja see peakski kõik olema nüüd. Nii, kas on küsimusi, jah? Kas
Kas teil on need snaanisiilad olemas endal? Mul on failidena, skanneerituna on nii palju, kui neid on võrgust leida. See on seal 6. aastal on mingid lüngad, sest et need suuri on väga raske skanneerida, need suured, 6. aastal on hästi suured ju, eks ju, pärast läks formaat väiksemaks, aga on küll suur osa olemas, et vahetame kontakte ja võib kuskil transfer saata või noh, et on endal ka need Riiast, et aga mõtlen... Ei, mul on täiesti täis numbrid skännitud, see kuskilt ajakirjade saidilt on leitud nad. Sest et noh, on. Et... Kas on veel küsimusi, kommentaare? Esiteks aitäh kõigile ettekandjad, hästi huvitav olnud. Küsimus põhimõtteliselt kellel iganes, kes teab, et Sooster suri 70. 70. Selleks ajaks oli päris oma jagu igasuguseid filme valminud nii Nõukogude Liidus, Idablokis kui ka Ameerikas eriti. Kas kuskilt on teada, kas ta nagu oli kinofänn ka? Kui ta soovitaks, mida ta soovitaks vaadata? Tegelikult ka raamatute puhul, et tegelikult ulmetega, nagu need pildid viitavad tohutult erinevat sorti, et igast täitsa fantaasia, unenäo maailmate värki, see hästi sukast kujoid, tehnilist värki. Mida ta ise fändas või mida ta ise soovitaks? Võt selles osas minul puudub teadmine, kas ta ise oli ulmelugeja suures kui vabatahtlikult. Need luges kindlasti läbi. Need luges läbi, seda on näha, et seda... Jah, see on sellest näha, et ta luges läbi, eks ju. Aga kas ta, ütleme niimoodi, see nagu mina loen tööstuslikku kogus, olen lugenud oma elu jooksul läbi, eks ju, seda kindlasti mitte, aga samas ütleme niimoodi, 6. Nõukogude intelligentsi juures oli ulme üldse üsna poppe. Eriti sotsiaalne ulme, mis 7. aastal siis kõvasti kaigast sai, eks ju, aga 6. aastal oli ikkagi nii, et ulmekirjanikud olid ka ikkagi suhteliselt eesendlikud ja suhteliselt teadlastega vabalt. Ja kui näiteks, kui Stanislav Lem käis Nõukogude Liidus, siis ta oli nagu rockstar, umbes rahvas murdis hotelli sisse ja Lem võttis teda toas vastu. Ei ole mingit Lennonit ega Jaggerit vaja. Stanislav tuleb poolakas, mingi veider poolakas ja intlid jooksid tormi, esines kuskil suurtes auditooriumites ja siis ta läks koskil mõnega Leningradis, seal oli Ilja Varshavski ühisköögis, ta sai aru, et tal anti aukoht, et seljaga vastu Koraani kaussi ja siis kõik lihtsalt köögi ukse pealt temaga rääkisid, aga see oli, Nõukogude Liidus oli see jah, sest et teadlased lugesid ulmet palju ja ulmekirjakust käisid teadusasutuses esinemas ja selles mõttes kindlasti Soosteril oli mingi suhe ja kokkupuude olemas. Ma oletangi, see Arkadi Lvovi raamat ongi võib-olla Stugatskitega kuidagi seotud, et see Stugatski teda kirjutas talle ees sõnasid mingeid ja nad kuidagi suhtlesid seal, et see võis olla niimoodi kuidagi, aga ma eksin võib-olla. Samas nad väitakse seda ka, et Snaani Siilasse üldiselt Sooster tuligi ühe Snaani Siila toimetuse töötaja, kes oli ka väiksviisi ulmekirjanik, nüüd tuli plokk ette, mis nimi see oli. Kirjutas 7 või 8 juttu ja tema ei läks sellega veel ajalugu, ulmelukku on läinud, et kirjutas juttu, mille pole pealkirja, vaid on niisugune nagu kirjaklamber rulli keeratud. Ta oli eesti keeles ilmunud veel populaarteadusraamat, aga nüüd mul tuli mõttelõung, võib-olla pärast meelde. Aga filmidega, see on keeruline, Sooster oli 70, 68 oli Murang ulmefilminduses. Kui palju neid Nõukogude Liitu jõudis, muidugi varem oli ka, Nõukogude Liidus tehti ka filme, aga ma ei tea, kui palju ta neid näinud on või kas te ei oskate öelda? Ulmefilme näinud? Millegi pärast ei ole ja sellest juttu ei Soosteri kirjanduses ega Liidia Soosteri mälestustes, et nad oleks väga nagu kinos käinud, et see info täiesti puudub. Tollal ju olid eri seansid välismaalt varastatud filmidel. Ja ma arvan, et need kirjastused kõik käisid seal seansid. Ja Moskva filmifestivali eriprogrammid näite asju, mida kogu Nõukogude Liit ülejäänud ei näinud. Kõik need Kubriku kosmosesseiad ja need Ahvi planeedid, kõik näete seal ära ja mingid Jaapani, mingid samurai ulmekad ja need on Venemaal kõik olnud, aga need on ainult nii, et filmikriitikud ja siuke seltskond nägi, et siis loed mingist Nõukogude ulmefilmi raamatust, et jah, et seda, siis saad ütelda, et kus see film kinos oli. Siis pärast tuli välja, et Moskvas olid eriseansid võib-olla paremal juhul, võib-olla rahvale ka festivali kõrval. Sest Nõukogude Liidus oli hästi palju seda, et metropol ja muu, et mis Moskvas oli, seda ei olnud mujal midagi. Impeerium jah, et näiteks ka Moskva ja Leningradi raamatukogus olid ka välismaa ulmeajakirjad olemas. Sest et ma olen vaadanud bibliograafias, et on tõlgitud tekste, mis tegelikult ei ole mitte kuskil mujal ilmunud, ainult 42. aastal mingis Ameerika ajakirjas.
ja see ajakiri oli seal raamatkogus olemas, kui ta tõlgiti või toodi trofeena kusagilt või saati siis, või Lend-Leasiga visati kah, teinekord oli Lend-Leasiga oli tulnud ka Ameerikast kirjandust. Et lisaks venna ihu konservide pandi ka raamatuid kaasa ja ajakirju. Nii et, aga kus see edasi sai? Nii, veel mõni küsimus. Kõik tahad kohvipausile. Kas need ameeriklased ka nagu neid venekeelseid tõlgeid nägid? Tõenäoliselt mitte eriti, sest et sel hetkel ei makstud mingeid autoriõigusi. Küll teinekord Ameerikas kirjutati nendest ja ma tean, et Ivan Jefremov saatis neid vene keeles ilmunud raamatuna Clarki enda asju Clarkile ja nii teistele ja sai vastu Ameerika raamatuid. Niimoodi võib-olla liikus küll, et aga otsest kohustust Nõukogude kirjast seal saata neid ei olnud kuhugi Ameerikasse ja kas nad on nüüd reaalselt jõudnud kuhugi, sest nüüd tänapäeval kindlasti on juba et nad igast kogujad otsivad üles ja tegelikult ega venekeelse raamatu leidmine on raske, nad ei maksa mitte midagi tänapäeval. Sest venekeelses kirjandusel pole seda järelturgu, nagu meil on antikvariaatis, et vanad asjad on kallid. Need ei ole kallid üldse, aga need tuleb leida korralikud. Mida? Internetis müüvad ka, aga internetis... Neid väga raske on saada. Mul on seda sarja on 2/3 on täiesti perfektses konditsioonis olemas ja ma pole neid ostnudki, et on kingitud kastidega mingid, et... Aga see selleks. Nii, veel. Aga suur tänu rääkijatele, küsijatele, siis pool tundi praegu on kohvipaus. Saab